Noh, elus ongi erinevad standardid, teaduse tasemed ja välimus ja rikkus ja küllus ja kuidas siin meie maailmas vaatad ka, et on olemas nagu madalamad planeedid, justkui nagu, kus on elutingimused väga rasked ja inimeste kehad ja psüühika ja kõik on väga kurb. Siis on nagu keskmine ja siis on ka sellised, noh, kes elavad vapsee nagu teises dimensioonis, eks ju, palju ulmefilme ka on tehtud, et maakeras siis. Maakeral üks oli ka, et maakera oli nii ära retsitud, et need, kes olid edukad ja rikkad, need elasid üldse mingi väiksel sellisel planeedil nagu maa lähedal, maa peal töötasid sellised orjad, eks ju. No ja ongi, ja kõrgemad planeedid on ka meie siis päiksesüsteemis vedades räägitakse, et missugused elutingimused ja mis elusolendid on üldse, mis kehad seal on ja et seal nagu noh, kehad helendavad lihtsalt. Neil ei ole nagu jämedast mateeriast nagu meil seal vaja vetsus käia või seal ei ole nagu noori ega vanasi, eks ju. See on meie materiaalse maailma kõrgemad planeedid, mitte vaimne maailm. Seal on veel standardid kõrgemad, kus sündi ja surma ei ole, aga ütleme meie planeedil, kui see elusolend tuleks siia sisse, siis see, kuidas ta lõhnab ja kui ilus ta välja näeb, siis kõik minestaksid, eks ju. Ja kusjuures, kui sa näed isegi pooljumalat, öeldakse, neid elusolendeid, kes on nagu hea karmaga seal kõrgemal naudivad, siis juba see pidi soodne olema. Et hästi kultuursed, viisakad, toredad ja kõik on hästi seal, noh, nõnda nimetatud paradiisis. Ja, aga noh, seal on ka algus ja lõpp ja seal on nagu, kuidas sulle öelda, seal on vooruslikud toredad inimesed, aga seal ei ole nagu väga sellist palju seda praktit või sellist omakusu püüdmatut pühendunud teenimist nagu meie liinis. Ei ütlustatakse, et öeldakse, et austatud pooljumalad, need on head materialistid, kes on vooruslikult elanud ja saanud hea karmaga sinna ja seal on ka ikkagi meiega võrreldes väga pika aja vältel saavad nautida heades kehades, seal isegi viimanad, eks ju, on inimesele öeldakse Bhagavad Gitas ka, hinge omadus on nagu tal, üks omadus on teada kõikjal, et tal meeldib liikuda. Seal saad liikuda mõistuse kiirusega, noh, nendes sfäärides, kõrgemates sfäärides. Ja viimanaga sul on oma lendav objekt, mis sind viib, kus sa tahad, ilma et sa pead sinna mingit kütet sisse panema. Ühesõnaga selline ulmevärk. Ja siis ükskord Ambarish, üks Krishna pühendunu kunagi siis vedadest, ka tema võttis siis Vishnu, võttis Indra kuju. Indra on üks ka, nagu öeldakse, noh, pooljumalate tasandid on ka seal erinevad tasandid, noh, 3 tasandit, aga ta on nagu esimese tasandi pooljumal kõrgemate planeetide selline valitseja või kuningas. Indra lookal elab ka selline, kus kirjeldatakse tema seal, kui ilusad tal aiad ja kuidas ta seal naudib ja ka elusolend hing nagu meie, kes on saanud väga päris hea posti, eks ju. Ütleme nagu peaminister. Pooljumalad öeldakse, on nagu jumala nagu need ministrid materiaalses maailmas, elusolendid, kes täidavad ja mingid kohustusi ja mingite stiihiatest vastutavad ja Indra ka vihma eest vastutab, eks ju, selles mõttes. Ja siis Indra on ka selline, noh, nagu ta on pooljumal teatud šaktiga, eks ju, kõik sellise võimuga ja tuli ka selle Ambarishi juurde, Ambarish on palvetas nii ja naa ja tuli Ambarishi juurde, aga see Indra tuli välja, et oli hoopis Vishnu võttis Indra vormi, tegi nalja, eks ju. Vishnu ei erine Krishnast, eks ju, see on materiaalse maailma, eks ju. Krishna kehastus erinevad vormid, eks ju, Vishnu. Ja siis tavaliselt Vishnu sõidab Garudaga, eks ju, sellise suure müstilise puhta pühendunu kotkaga, kas ta võttis siis Vairata vist on, kas selle nimi või Vairata on Indra siis selle elemendi nimi ja siis selle elemendi seljast tuli ja ütles Ambarishile, et mis õnnistust sa tahad. Ambarish kummardas, tegi nii nagu pühendanud ikka austavad pooljumalad ka, eks ju, ikkagi vooruslikud kõrged elusolendid. Ja ütles, ma ei taha midagi. No siis, kui pooljumalat näed ja õnnistust ei küsi, see on isegi solva, tegelikult peaks õnnistusi küsima. Ma mõtlen materiaalse maailma õnnistusi seal, ma ei tea, tervis, rikkus, ilu. Ja Ambarish ei, et noh, ei aitäh, eks ju, siis Indra sai nagu vihaseks, no Vishnu mängis nagu umbes, et kui sa midagi küsi ei taha, siis ma sind hävitan. Ambarish on käed koos, okei. Kui on ette nähtud, et lähen, et noh, ma olen Vishnu pühendunud, ma ei taha mingit äri teha, eks, et anna seda ja tada ja siis Vishnu, noh, süda ei pidanud vastu, võttis siis, jumal võttis oma vormi tagasi, ütles, et ma panin sind proovile, et sa oled õige pühendunu. Noh, kõrged teemad, eks ju, kes me oleme, et siin nendes kategooriates üldse hüpata, no ise ma mõtlen. Aga noh, point on küll selles, et puhas pühendunu on see, kes on aru saanud, et Jumal, kuidas Jumal siis toimib. Kõik on Jumala energiat, kõik on temas, kuidas Jumala teadus, ülihing, pühavaim
kõik on noh, ja tema hinge kõrval ülihing, kuidas tema on lahutamatu osake, et puhas pühendunud teab seda kõike. Ja sellepärast öeldakse, et tal ei ole soove. Ainuke soov on see, et Jumalat ja kõiki elusolejaid teenida. Et see on nagu armastuse energia, omakasvu püüdmatuse armastuse energia ainuke valem. Aga tal nagu selles mõttes jah, et tal ei ole nagu noh, et noh, isegi kui tal raskem on seal kehaliselt või kuidagi teised elusolendid siin materiaalses maailmas, seal nagu Jeesus Kristus Tretsiti või Hari Taastakuri, meie kultuuris on palju pühakud, keda on lintsitud, noh, et neil ei ole nagu sellist asja, et mitte, et nad tahaks kannatada, aga neil ei ole nagu seda probleemi, et nad ei usalda Jumalat, et nad ei usalda, et see, mis praegu minuga on, et see on parim mulle. Et Jumal ei ole niimoodi, et Jumalal ei ole šaktit piisavalt, ta unustas ma ära või ta on ebatähelepanelik või mingis osas tema loomes ei toimi asjad, et on vaja nagu üle võtta need asjad. Noh, ta on nagu realiseerinud seda, kuidas Jumal siis jagab ennast läbi impersonaalse, personaalse ja lokaalse aspekti, eks ju. Pühavaimuna, ülihingena, isiksusena ja kõike läbiva brahmaanina, eks ju, energiate elementidena. Et selles mõttes on nagu puhas pühendunud lihtne olla, et sul ei ole nagu pidevate, nagu meil siin soovid, eks ju, telekad, meedia, kogu aeg on mingi soovid ja hullus, aga soovid teevad nagu mõistus rahutuks, ja mõistus rahutu on, siis on närvisüsteem rahutu. Kui närvisüsteem rahutu, siis sa ei saa olla, süda ei ole kunagi rahul, sa ei saa rahu tunda, nii lihtne see ongi.